Hea küll. Vaatame, kas me saame midagi hakkama või ei saa või? Just, ma vajutasin lindi käima. Ma vaatasin jah, igaks juhuks. Just. No okei. Tere taas Algorütmi kuulama. Käes on meie mingisugune osa, 300 midagi. Meil on numbrid täitsa sassi läinud, nii et täna ma numbrit ei ütle. Ekspert paneb selle kuskile kirja pärast. Ja tänase saate aitab minul ära teha Eerik Jõgi. Tere Eerik. Tervist. Ja nagu ikka, meil on vaja alati lahendada igasuguseid tehnilisi probleeme. Ja kuidas seda nüüd hästi lahendada ja milliseid otsuseid vastu võtta. Äkki sellest aitab meile siis tänane saatekülaline rääkida ja saatekülaliseks on Sven Sabas. Sven on sihukese väikse ettevõtte nagu Dragonfly kaasasutaja ja tema siis räägib sellest, mida täpselt teeb Dragonfly ja noh üldse, kuidas valida tech-stacki näiteks. Ja no, alustame äkki sellest, et äkki tutvustad ennast kuulajatele ka natukene. Tere Sven. Tere saatejuhid, tere kuulajad. Jah, mina olen Sven. Ma olen läbi nisti eestlane, aga ma olen päris pikalt juba ära olnud ja võib-olla ma räägin natuke oma taustast, et siis saavad kuulajad aru, et kuhu ma täna jõudnud olen ja miks ma teen, mida ma teen. Et minu taustaks, et ma kunagi käisin Tartus koolis. Olen matemaatiku taustaga, aga õppima läksin majandust ja see oli aastal siis 2008. Et siis enam-vähem teavad, kui vana ma olen. Ja ma läksin õppima majandust põhjusega, et sellel aastal toimus suur majanduskriis, mis mõjutas päris paljusid meid. Ja siis mul oli suur tahtmine saada keskpankuriks. Ma täpselt ei teadnud, mis see keskpankur teeb, aga mulle meeldis makromajandus ja see matemaatiline pool. Ja siis vaatasin, et asjad on ikka nii vussi keeratud. Äkki ma saan olla kuidagi kasulik. Teatud aja ja pärast õpinguid. Ja siis läksin selleks UK-s õppima Inglismaale, kus ma ka tänaseks resideerun. Ja siis ma õppisin tublisti, jõudsin oma õpingutega ka magistri ära teha ja liitusin Euroopa Keskpangaga, kus minu hallata oli see kauplemissüsteem, mis seal see monetaarpoliitika taga on, et mis teeb keskpank? Keskpank on põhimõtteliselt pangapank. Ja nad kauplevad igasuguste instrumentidega, finantsinstrumentidega kogu aeg. Ja minu töö oli aru saada, et kus see risk on ja siis kuidas seda nagu balansseerida. Et sihukesed asjad nagu see majandusgraaf enam juhtuda ei saa. Aga ma sain päris kiiresti aru, et see ei ole täpselt see, mida ma teha tahtsin. Kas niimoodi ülikoolist tulnuna võeti pangas kohe avasüli vastu, öeldi, et palun tule siin, aita meil kaubelda. See mõttes, et kuidas see kogemus oli, et sinna sattusid üldse jala ukse vahele said nii-öelda? No tegelikult on seal ikka päris mitu asja, mis ma enne tegin, et võib-olla see kontrast Eestiga, võib-olla see UK just õppesüsteemi põhjal, et iga aasta sa teed hästi palju praktikaid. Ja näiteks minu esimene praktika oli Swedbankis. Täna näiteks Anna Kõutsi ma töötasin ühe pika suve Swedbanka Treasury tiimis ja seal ma sain enam-vähem aru, et mis see kauplemine kui selline on. Mis see Treasury teeb on põhimõtteliselt panga nagu kassa. Neil on need likviidsed varad ja siis likviidsuse maandamiseks nad jagavad seda erinevate pankade vahel, kui neil seda vaja ei ole. Ja saad natuke teenid ka intressi, kas on rohkem nagu likviidsuse kontroll. Ja ma sain enam-vähem aru, et kuidas see töötab ja siis tahtsin rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja see on muidugi see praktiline taust aitas ka mul Euroopa Keskpanka minna. Ja ma tegelikult samal ajal tegin, kui ma olin ülikoolis, ma käisin London School of Economicsis, mis on üks suur Londoni ülikool, fookusega majandusel, nagu nimest on aru saada. Ja siis ma tegin oma lõputöö Eesti Pangaga. Ja siis Eesti Pank on teatavasti Euroopa Keskpanga üks osa ja see aitas
Ja kuna mul oli see nii-öelda see kauplemise pool, kui ka see monetaarpoliitika pool juba arusaadavalt läbitud nii koolis kui praktikas, siis võib-olla mul nagu lihtsam ennast müüa. Ja kui ma tegelikult Euroopa Keskpangaga liitusin, siis ma olin üks väike mutter selles suures masinavärgis, seal on 10 000 inimesed, on Frankfurdi kõige suurem hoone, seal on igasugused karolised surelised koos. Ja ma läksin muidugi suurte silmadega, see vaatasin, et väga lahe, aga ma väga palju seal muuta ei saanud. Ja mis ma siis tegin ja võib-olla mis on natukene lähemal, mida ma nüüd viimased aastad on praktiseerinud, et tegelikult ma tulin tagasi Londonisse ja ma läksin erasektorisse, hedge fundi, ma ei teagi, mis see eestikeelne vaste siin on, aga ilmselt varahaldurid, kes nagu kauplevad igapäevaselt turul. Ja siis ma töötasin nagu algoritmilisel poole peal ja siis nagu high frequency trading'u poole peal, nagu hästi kiirelt kaupled kogu aeg. Mis on sama asi, mis ma tegin Keskpangas, aga nüüd see suund ei olnud riski maandamine, aga pigem kasumi teenimine. Võib-olla seda raha poolt pealt Keskpangas on neid nulle on päris palju, erasektoris on vähem, aga see praktika on kõik seesama. See on sama metoodika ja see masinavärk on väga sarnane. Siis ma tegin seda päris pikalt, aga siis sain aru, et võib-olla see, nagu see majanduspool ei ole nagu nii lahe. Ja ma läksin tagasi kooli. Alguses ma tegin 2 aastat, õppisin edasi nagu doktorantuuris UK-s. Ja siis ma tegelesin rakendusmatemaatika, applied mathematics, aga mu fookus oli protsesside optimeerimine. See on, inglise keeles on see computation optimization, et kuidas sa saad aru, näiteks no mingi struktuur, näiteks transpordivõrgustik. Et kuidas sa seda muuta, kuidas sa seda modelleerida, ja siis kuidas seda optimeerida. Et see üks asi on see, kas sa saad seda mingi matemaatilise struktuuri panna ja siis teisalt, kuidas sa seda paremini saad teha tulevikus. Ja siis ma olin 2 aastat Inglismaal ja siis ma läksin edasi USA-sse, jälle doktorantuuri jätk. Seal ma väga pikalt ei püsinud, olin 2 aastat, mu doktorantuuri teekäik oli juba 4 aastat, aga USA-s on see hästi pikk, 6-7. Ja siis ma sain aru, et see maailm liigub äkki väga-väga aeglase seal. Ja siis ma otsustasin tagasi tulla Inglismaale, siis ma pendeldan igal pool ja siis liitusin oma esimese startupiga, kelleks oli Zigo. Ja Zigo on üks eestlase asutatud, Sten Saare asutatud kindlustus ettevõte Inglismaal ja fookuses oli seal gig economy, ehk siis kõik need Boltid, Tõuksid, see jagamismajandus ja kindlustuspakkumine kommerts poole pealt. Et näiteks kui sa teed tööd, sul on tavaliselt vaja kindlustust, et siis mis on see õige instrument sinu jaoks. Ja hästi palju regulatsiooni on, et kui sa põhimõtteliselt sõidad, oled kuller, siis sul on vaja seda kindlustust. Ja siis mina olin üks esimestest inimestest, kes sinna toodi selleks, et seda andmemajandust seal hallata. Et ma liitusin hästi vara, enne kui suur raha ja need inimesed tulid. Ma olin üks esimestest seal ja alguses ma tegin rohkem nagu masinõppe baasil tööd. Ma olin individual contributor, minu töö oli ühelt poolt riskihaldus, kindlustusettevõte. Sama, et jällegi tulla tagasi, ma tulin finantssektorist. Ma arvasin, et ma kunagi ei lähe kindlustusse, kuna minu arust kindlustus ei ole väga huvitav, aga Sten müüs kohe ära, läksin siniste silmane, läksin, okei, lähen proovin. Ja meil läks väga hästi. Ja 5 aasta jooksul, mis ma seal olin, ma sain hästi palju asju teha. Alguses ma olin machine learning engineer, data scientist, siis ma vaatasin rohkem data engineering poolt, siis vaatasin nagu platvorme, infrastruktuuri, siis vaatasin toodet, siis me võtsime üle osad ettevõtted, siis vaatasin nagu telemeetria poolt, ehk siis füüsilised sensorid, täitsa nagu teistsugune maailm. Ja siis lõpuks ma hallasin tehnoloogia poolt, mis ei olnud tarkvara arenduses, siis masinõppe, risk, analüütika. Ja siis meil on hardware pool ka, kuna meil üks toode oli selline, mis nagu autodesse paned ühe kiibi ja siis see mõõdab, kui hästi või halvasti sa sõidad. Ja
miks ma täna teen, mida ma teen. Dragonfly põhimõtteliselt on ettevõte, mis aitab organisatsioonile, ettevõtetele aru saada, mis on need tehnoloogiad, mis neid aitaks. Ja kogu see minu pikk sissejuhatus oli selleks, et võib-olla kuulajatele selgitada, et miks ma seda teen. Ma olen käinud selle pika kadalipu läbi, maailm on muutunud, kõik on kogu aeg muutuses, on väga raske aru saada, mis on need tehnoloogilised võimalused väljaspool ja teisalt, mida on vaja ettevõttel siseselt. Sest mida suurem ettevõte, seda rohkem on otsuseid tehtud, võib-olla need ei ole kõige lihtsam üles leida ja aru saada, miks need on tehtud. Ja siis meie üritame seda kõike kokku tuua ja siis aidata nüüd otsustajatel aru saada, kus nad täna on, kuhu nad saavad minna ja mis see teekond oleks. Kas see probleemi püstitus selle Dragonfly'le, et kas sa kuidagi ise, et tavaliselt kellelgi king pigistab kuidagi, et siis hakatakse selle peale startup'i tegema, et kas, kuidas sina sinnani jõudsid just selle probleemini? Ja see on ikka omast valust tulnud, et ma rääkisin näiteks, kui ma Seagast töötasin, tegelikult co-founder on ka Seagast, tema oli nii-öelda see tarkvara poole juht, et me tegime palju otsuseid, tegime palju vigu, tahan väga nagu avatud olla, et ikka oma vigast õpitakse, eks. Et siis see põhiprobleem on see, et me liigume hästi kiiresti, tahame hästi kiiresti kuhugi jõuda. Mis see tähendab, mul ei ole aega mõelda, mul ei ole otsida, leida, kõik on kogu aeg, kõik põleb, eks. Ja siis see probleemi püstitus ongi sellest, et sul on vaja teha otsuseid ja sul ei ole seda infot, mida on vaja. Et otsuseid teha, ütleme adekvaatselt, ratsionaalselt ja data driven. Ja see on see põhiprobleem, mida me üritame lahendada. Ehk siis sa oleks seal Seagos tahtnud, et sul on kogu aeg kõrval see töövahend, et mis aitab sul need valikud teha või need nagu töö ära teha või mitte töö ära teha, aga need valikud teha, et see on see mure. Ja kõige suurem probleem on see info just nagu sisemiselt maja seest, et kas ma saan aru näiteks, kuidas inimesed töötavad. Need inimesed, mis on need protsessid ja mis tehnoloogiad nad kasutavad, see on triage kolmnurk. Ja teisalt, et nagu maailm muutub väljaspool, et see, mis ma võib-olla 6 kuud tagasi mõtlesin, võib-olla ei ole enam adekvaatne. Et kuidas me siis need 2 asja kokku viin ja see on see Dragonfly platvormi põhituum. No aga mul võib-olla päriselt nüüd seda oleks sükest tööriista vaja töö juures. Meil on ka ikka täpselt muutuste aeg on ju. Kus ma tean, mida otsustada. Kuidas Dragonfly siis nagu, räägi nagu lühidalt sellest sisust ka, et kuidas see seal kõhus, mis seal siis täpselt toimub, mida sellel äpil siis või platvormil siis nagu vaja on selleks, et sulle öelda, mulle öelda, mida ma järgmisena nüüd peaks tegema siis? See nagu meie maailm jagutab 3-ks nagu Dragonfly. Üks asi on see external context, ehk siis see välismaailm, siis on internal context, ehk siis see, mis on ettevõtte sisemaailm, seal vahepeal on see soovitus, see platvorm või see viis, kuidas need asjad kokku viia. Ja niimoodi põhimõtteliselt me arendame platvormi. Ja kuidas see reaalselt, kuidas see onboarding toimub, et me töötame enamasti ütleme Inglismaal keskmise suurusega ettevõtetega, mis on 50–5000 töötajad, mis Eesti suhtes on vist pigem suurettevõtted. Aga miks see sweet spot on? Et seal on piisavalt inimesi, kes teevad erisugust tööd. Seal on juba mingi hierarhiad, nagu layer'id. Seal on mingi otsused tehtud. See on juba midagi kulutatud, midagi õpitud. Ja seal on nüüd ajajoones mõeldes, et seal on piisavalt muutusi olnud. Ja see on see prerequisite meie jaoks, et kui me vaatame oma nagu põhiklientuuri, siis seal me saame aidata. Kui sa oled liiga vara, siis on võib-olla raske, kui sa oled liiga suur, see on lihtsalt liiga palju probleeme. Ja kuidas me seda praktiliselt teeme, et me automatiseerime mõlemad osad, see sisemaailm ja välismaailm. Et sisemaailm, et me integreerime erinevate süsteemidesse, nagu me enne maitsime, on see kolmnurk, et inimesed, et kes on need inimesed, kes teevad tööd. Seda alati fookus on inimesed, et inimesed efektiivsemaks saada, produktiivsemad, kas nad saavad aru, kuidas töö täna toimub ja kuidas seda paremini teha. Siis teine on see protsessid, mida tegelikult tehakse.
ja siis kolmas on see tehnoloogia ja siis meie nüüd see põhiküsimus on, kuidas me seda infot saame niimoodi, et inimene ei pea seda andma, sest väga raske on küsida ja siis me esimesed prototüümid, kui me tegime, siis mõtlesime, et inimesed teavad, mida nad tahavad ja oskavad selgitada. Te olete päris kaua siin sektoris töötanud, no ei tea, eks. Ja siis nüüd neid küsimusi küsida. Võiks nagu arvata, et inimesed teavad, mida vaja on, et ma tean, mida mul vaja on, aga no näed, isegi ma ei tea iga kord, mis mul vaja on. Ja see on see asjatuum põhiküsimus. Ja siis me üritame hästi palju nagu seda infot ja süsteemi luua. Kuidas me ütleme jah, see nagu digital fingerprinting, et mis me teeme, et me näiteks vaatame, integreerime näiteks HR-süsteemidena, siis vaatame ka, kus me nagu logisid saame ERP-d, SSO, mobile device management süsteemi, et kus me saame aru, mida nagu inimesed kasutavad, siis me vaatame näiteks project and product management süsteeme, et mis see töö on, mida nad teevad ja sinna paneme hästi palju lisainfot veel, näiteks kulu, et kuhu raha läheb. Siis vaatame ka, kui me saame nagu ajaliselt aru saada, kui palju näiteks aega kulub mingi projekti tegemisel. Jällegi erinevad süsteemid, meil on sadu ja sadu integratsioone, tõmbame seda sisse ja siis nagu struktureerime. Ja siis me modelleerime kõike graafina. Ja miks see nagu tähtis on, sest need suhted on olulised. Ja mis graaf või siuke võrgustik, et aru saada, inimestel on tuumad, siis nad kasutavad mingit tööriistu, siis need peavad omavahel kokku sobima. Ja võib-olla see suund, kuhu ma arvan maailm läheb, et kõik tahavad seda agentide asja kasutada. Ja mis see põhivärk, mida sul on vaja, mis see problem primitive on see, et sul on vaja seda integratsiooni, see interoperability on inglise keeles ilus sõna, ma ei tea, mis see eesti keeles on. Et sul on vaja seda, et kui sul seda ei ole, siis sul ei ole vaja neid agente, sest need ei saa seda konteksti. Ja siis me üritamegi seda niimoodi modelleerida, et aru saada, et kus on need lüngad, kus info ei liigu, kus on silod. Siis me põhimõtteliselt kujutame seda graafina ja see on selline siseelu ja siis me saame sealt hakata küsima, et okei, et näiteks üks tiim teeb mingit asja palju paremini kui teine. Miks, kuidas nad teevad ja kas see on nagu tehnoloogia on näiteks bottleneck. Ja siis saad hakata difference in difference analüüsi tegema ja üldse aru saada, et kuidas organisatsioon funktsioneerib. Päris põnev, et kui sa ütlesid algul kirjeldasid, et on vaja nagu aru saada täpselt need erinevad osapooled, kes seal on, siis minule tekkis tunne, et selleks, et sükst asja teha, ainus võis on nagu pikad intervjuud, süke konsultant töö käib ja küsib, et mis teie teete, käib siit, üritab paberile kuidagi seda joonistada. Ma saan aru, et teie nagu just see väljakutse või see mõte ongi, et kuidagi erinevate digitaalselt kättesaadavate asjade pealt siis tekitada see tegelik mudel, mis nagu kirjeldab selle toimimist. Et kas ma saan õigesti aru sellest? Täpselt nii ja kui me tegelikult seda alustasime, siis me nimetasime meie platvormi Automated Solutions Architect ja ilmselt ma ei ole mingi väga creative inimene, siis mõtlesin, et Solutions Architect on tavaliselt see inimene, kes mõtleb nagu süsteemi disaini peale. Siis ma panen selle automated sinna ette ja siis see on meie põhimõtteliselt platvorm. Aga see on võib-olla see meie visioon, kuhu me tahtsime minna. Ja sul on täitsa õigus, et eksisteerib tänapäeval siuke roll, kes teeb seda. Tavaliselt on suurtes konsultatsiooni ettevõtetes ja me tegelikult töötame päris mitmega. Näiteks meie üks investor ja ka board member on näiteks McKinsey Quantum Blacki CTO. Ja siis neil on täpselt see probleem, mida nad lahendavad. Kuidas nüüd lahendavad, lähevad survey'd, intervjuud, lähevad, räägivad inimestega. Aga probleem selles, et see võtab nii kaua aega ja sa ei tea, kas sa räägid õigete inimestega. Ja see on nagu ühe korra, sa teed selle ära, järgmine päev on võib-olla see info on juba vananenud. Mis meie üritame teha, et kuidas sa saad seda nagu always on, nagu refresh, et see andmed on loomulikult uuenevad, kuna andmed tulevad uuesti kogu aeg sisse ja siis meie teeme seda nüüd mappingut. Aga jah, see on raske ja see on ajamahukas ja sellepärast tundub meile vähemalt, et need andme põhjal sa saad vastuse minutitega, kui sul see integratsioonid on tehtud ja see refresh cycle on ka väga lühike. Aga võtame näiteks, et see on lihtsalt väga, ma üritan nagu kontseptualiseerida seda enda peas, eks ole, et olemata kasutanud seda teie süsteemi on ja. Et näiteks et ta jälgib meie sisemisi mingisuguseid siis tööriistu on ja. Aga ütleme, et mul on ka internal tool'ide tiim näiteks. Nad teevad uue teenuse, panevad selle püsti.
mis siis juhtuma hakkab, kust te sellest teada saate? Et kes seda kasutab või kuidas ta üldse, miks ta tähtis on? jah, seal on, ma arvan, seda probleemi saab päris mitme pilgu alt vaadata ja ma ei ütle, et me oleme kõik lahendanud. Aga kuidas meie vaatame, et kus on see põhimass, kus see põhiaeg kulub. Ja teine pool on see, et ma pole veel rääkinud seda välismaailmast, aga tavaliselt on, et kus on probleemid? On minu arust kommunikatsioon, inimeste vaheline kommunikatsioon, number 1 probleem igal pool. Ja enamus kliendid, kellega me räägime, ütleme mingi C-level või CTO-dega, siis nemad ütlevad, et jah, meil on nagu kõige paremad toolid maailmas. Et nagu enam paremaks ei saa. Me võtsime need 6 kuud tagasi, meil on mingid miljonilised lepingud, kasutame neid. Ja siis esimene küsimus, et kas siin nagu inimesed päriselt ka kasutavad? Sest ja, kõik ütlevad. Nüüd kust te teate, et ma küsisin. Okei, küsid, kellelt sa küsisid, millal sa küsisid, kas sa oled uuesti küsinud, aga neil küsimused ei ole vastuseid. Siis mis me teeme, et alustuseks üritame võib-olla natuke selle pildi selgemaks viia nii, et aru saada, kas need toolid, mis on juba kasutused, kas neid kasutatakse ja nii nagu inimesed eeldasid, kui need otsuseid tehti. Ja sama on ka nii internal toolidega ja kuidas me seda tegelikult näeme, et näiteks me vaatame application log, et kui palju sa näiteks kasutad, võib-olla kõige parem Gemini, ChatGPT ja Claude, mis on 3 kõige popimad tooli. Pudru ja kapsad alati, aga see vaade, mis on nagu C-levelil, board levelil versus mis on nagu tiimi levelil, on tavaliselt väga teistmoodi. Ja see info lihtsalt ei liigu. Siis me üritame võib-olla seda ühele nagu lehele tuua. Ehk see on nagu oluliselt kuidagi kõrgemal abstraktsiooni tasemel, et need aplikatsiooni logid, et seal on kindlasti hästi palju mingit detailset infot, aga teie vaatate nagu üldiselt umbes, et kes kasutaja ja kui palju sealt mingid päringuid tuleb ja kuidas see nagu jaotub protsentuaalselt midagi sellist, et nagu sellist detailset ei ole vaja, et mis spetsiifilisi päringuid või parameetreid ta esitab, aga pigem seda suurt pilti üritate te kätte saada sealt, jah? Alustame nagu lihtsalt, et me ei vaata, mida nagu päriselt tehakse, et mis andmed sisse lähevad, seda me ei vaata, me lihtsalt vaatame, et kasutavad süsteemi ja kuidas see nagu kokku jookseb, et me vaatame jah, näiteks tänapäeval on kõik mingid integratsioonid, MCP-d, et panen 15 asja kokku ja siis asjad toimivad. Me vaatame, kas need on need 15 asja, okei, kui sa nüüd teed, et see võtab sul nagu 5 minutit aega ja siis sa oled 2 tundi copy paste'id mingist 2 Excel spreadsheet'i vahel. Ja siis me just vaatame, okei, et võib-olla see automatiseeritud osa on see hästi, aga miks sa nüüd 2 tundi kuskil spreadsheet'il möllad? Aga kuidas sa sellest aru saad, see sama näide, et kuskil jääb see 2 tundi sinna spreadsheet'i, et kas sa mingi arvuti tasemel logisid vaatad või see on mingi muu trikk seal nagu tegelikult või? Jah, et enamus on brauseri põhised, siis on väga lihtne saada, siis on mobile device management süsteem on päris palju, SSO logid, et kui sul on ütleme see infosec pool on ilusti tehtud, siis suht tihti pead uuesti sisse logima. Ja siis teine on, vaatame ka näiteks Linja project poolna, Asana, Jira, siis vaatame, et kuidas ticketing masinavärk jookseb. No tegelikult selles mõttes selline süsteem on nagu jumala äge, et kui ta niimoodi automaatselt leiab ka. Aga minu jaoks näiteks üks väga väärtuslik parameeter oleks nagu see, et kui toimub mingisugune protsessi või mingi tööriistas mingi muudatus, et kas elu läheb paremaks peale seda, kas te seda ka kuidagi jälgite nagu ajas, siis ütleme, et sul ei pruugi ju stack muutuda, aga võib-olla toimub nagu mingi muu muudatus, kas protsessis või tehakse seal mingi automatsioon teistsuguseks või mis iganes, eks ole. Kas siuksed asju ka nagu on võimalik selles süsteemis jälgida? Jah, see on meie teine pool meie süsteemist, et see üks on see ettevõtte sisene masinavärk, see teine on, mis see väljaspool on ja mida me teeme on, me mapime või kaardistame ära nagu tehnoloogiad ja me paneme jällegi seda graafina ja miks see oluline on, et kuna meil on soovitusmudel on vahel ja see on see kolmas pool, aga ma sinna veel jõuan. Aga me tahame aru saada, mis on need tehnoloogiad, mis väljaspool on ja me kaardistame seda väga värvilist viisi ja see on ontoloogia, ma ei tea, kas eesti keeles on õige vaste, aga see on aru saama, et kuidas asjad omavahel kokku lähevad. Me kaardistame see hierarhiliselt, et meil on näiteks nagu ettevõtted, kes toodavad mingit tarkvara
tarkvara nagu suite'id või mingid platvormid, siis see on nende tooted ja tootete mingid feature'id. Ja seda me nii-öelda kaardistame ära. Ja uus versioon tuleb välja, me näeme, mis muutub. Ja see on nagu nii-öelda living, breathing värk ja see on nii-öelda minu põhitöö tänapäeval. Et minu töö on aru saada, et mis see nii-öelda see tarkvaramaailm, kuidas see tarkvaramaailm täna toimub ja mis on need uued asjad. Ja siis me kaardistame selle ära ja nii-öelda see põhiväärtus tuleb selles, et me vaatame, et kuidas need süsteemid omavahel kokku sobivad. Jällegi see sõna interoperability. Kui lihtne on seda asju integreerida. Ja siis sa saad küsida, et näed näiteks, mul on mingi, olen raamatupidaja, mul on mingi 2 raamatupidamist tarkvara, ma liigutan iga päev neid manuaalselt ära, et kas mul on midagi sinna nüüd vahele, mida ma saaks nii teha, et need omavahel liituks. Et mulle saaks mingi automatiseerida selle ühe protsessi osa. Me saame vaadata sinna selle tarkvara graafi ja öelda, et jah, et okei, need süsteemid on siin, need ühendada, mul on nüüd vaja seda 3. connectorit. Ja me saame näha kohe sealt graafina, et okei, see on see õige. Ja miks see oluline on nagu graafina seda hoida on sellepärast, et optimeerimise peale minna, siis tarkvara on nii palju. See on nagu see combinatorial complexity on nii keeruline. Sul on vaja seda struktuuri sinna panna. Ja minu taust on computation optimization, et mis on see struktuuri element, mis ma sinna nüüd saan panna nii, et ma saaks mingi, ütleme sekundite või minutiga mingi adekvaatse vastuse. Ja see on see, mida me teeme. Kui palju, kuidas sa seda suudad kuidagi automatiseerida, aga mõtlen mitte nagu pärast seda optimeerimist, aga seda kaardistamist, et või see on ikkagi käsitsi töö, et iga kord teil tuleb uus klient, et siis pead selle käsitsi ära tegema, mulle tundub vähemalt või? Kliendis majas, et jah, seda me teeme. Iga kord onboarding protsess on see, et meil on enamus integratsioonid, suuremad süsteemid on juba valmis, et tuled siis ütlevad lihtsalt meile ligipääsu andma ja siis me tõmbame info ja see on nagu auto resyncing. Aga jah, see on ikkagi iga kliendiga uuesti. Ma just mõtlen, et meil on siin selle jaoks on see raamatupidamissüsteem, aga siis seda osa hoiame seal teises süsteemis, et see on nagu siukene selle kogumist sa nagu ära ei automatiseeri või et seal pead ikkagi inimestega rääkima, et sellest sa ei pääse vist või? Ei, selle saab. Kuna me näeme, ma ei taha kõik ametisaladusi ära jagada. Seda me ei küsigi, et pigem jah, nagu, et põnev nagu see ülesehitus. Aga kuidas me vaatame, et see on nagu, me ütleme exceeding data, siis kuidas aru saada, et nagu ütlesin, digital fingerprinting on see meie sisesüsteemi nimi. Ja kuidas seda mõelda, see on, me ütleme nagu heatmap, et kuidas aru saada, et kus see põhiaeg või kulu või inimeste töö läheb. Et näiteks ütleme, sul on mingi 10 süsteemi, me näeme su SSO-loogidest, me näeme, et see on mingi näiteks brauseri põhiselt, mingi Chrome appid, et näeme, mida sa sealt kasutame, me näeme project management tool'il, et sa oled midagi sinna connectinud, siis me saame enam-vähem aru saama, mis see software state on. Ja, siis me üritame lisainfot saada, et okei, nüüd on need tehnoloogilised elemendid, see võib ka olla internal tooling. Me vaatame ka näiteks GitHubiga saab linkida. Me näeme, et okei, kasutad neid. Siis me vaatame, mis inimesed seda kasutavad, kui palju ja mis tööd nad sinna teevad. Siis lisad kogu aeg neid punkte sinna graafile. Aga jah, see on see, et kui me saame nagu andmetel ligipääsu, siis me hakkame seda ehitama. Kliendid näevad seda ise, nemad kontrollivad oma andmeid, et sellest mina seda sisevärki ei näe. Aga see on nagu see protsess, mida iga klient, kui ta onboardib, läbib. Väga põnev. Kaua selline esmaalne kaardistamine üldse võtab, ma mõtlen, et isegi kui sa automaatselt seda teeksid, siis ütleme, et meil on siin juba 1000 inimesega mingisugune firma, osakond on erinevad, igas osakonnas on ka erinevaid tööriistu, inimesed ei kasuta võib-olla kõiki tööriistu igapäevaselt, enne kui ta hakkab nagu tekkima siuke terve kaart, et mis see siuke nagu ma ei tea, tavapärane onboardimisaeg on nüüd siuksele tööriistale. Ja see põhibottleneck on, et kui pikalt nagu aeg read on. Et näiteks kui seda logi infot on palju, mingi tera ja petabaite, siis läheb natuke aega. Aga kui lihtsamalt, ütleme, kui sul on mingi 100 inimest, siis mõne minutiga. Et sul see mastaap tegelikult ei ole nii suur ja võib-olla lihtsalt kuulajatele aru saada, et kui keeruline see probleem on. Et meid on ettevõttes 12 ja meil on üle 300 nagu tool'i. Meil on 12 ja meil on 300. Meil on osa kliendid, kellel on 1000. Ja nad ise ka ei tea, mis need on. Maksavad kogu aeg, et nagu tore, selles suhtes, et keegi peaks kasutama, aga nad ei tea, kes kasutab millele kus.
näiteks CFO-si kui nagu finantsjuhtidega rääkida, siis nad on jah, et noh, krediitkaardi pealt jookseb, siis teab, et keegi nagu võiks kasutada, aga see otsus tehti 3 aastat tagasi. Leping on võib-olla 5-7 aastat, nad ei saa nagu midagi teha. Ja siis noh, järgmine inimene tuleb sisse, teeb sama otsuse ja noh, kogu see krempel läheb järjest keerulisemaks. Ja meie nagu esimene töö on. Üks sisend teile ongi see krediitkaardi arve nagu selles mõttes, et kuhu te kulutate oma raha põhimõtteliselt, et sealt tuleb ka päris oluline info sisse, on ju. Täpselt, vaatame raamatupidamis infot ja siis vaatame, inglise keeles on spend management, noh, kui sul on pangad, neopangad, siis tavaliselt on midagi seal vahel, expensive I spend as payhawk, no päris palju. Ja siis noh, see info saab aru, et kuhu su kulu läheb ja mille peale sa nagu kulutad ja see noh, näiteks võtame veel lepingu infot, et näiteks contracti, töötame osale nagu hästi suurte ettevõtetega, neil on mingi 10 miljonit läheb, ma ei tea, ServiceNow'le näiteks, mingi custom soft'i teevad. Ütlevad, 2 aasta jooksul nad arendavad midagi, siis leping on 7 aasta peale. 5. aastal keegi ei mäleta mitte midagi. Ja siis sa pead selle üles leidma kuskilt. Ja siis see on ka üks probleem, mida me aitame lahendada, et nagu otsida. Kuna me teame, et keegi kasutab seda tarkvara, et siis mis on see infokild, mis aitaks näiteks kellelgi mingeid otsuseid teha. Ja siis on üks osa, et kuidas sa discoverid, kus sa selle leiad. Mis see on tegelikult päris keeruline probleem. Minul tekib kogu selle jutu peale, see tundub üliäge süsteem, aga kui ma mõtlen natuke suuremate firmade peale, võib-olla teatud sorti firmade peale, kui lihtsalt või meelsasti nad lasevad teid üldse oma süsteemidele ja kõigele sellisele infole ligi, sest ega see kõik ei ole nii niimoodi, et võta ja vaata, eks ole, meie finantsasju või lepinguid, eks ole, et ilmselt see päris nii lihtsalt ju ei käi, kui sa siin praegu ütled, eks. Ma ise, kui ma alustasime sellega mõned aastad tagasi, mõtlesin, et keegi ei anna meile seda. Et see on nagu ebaloogiline. Ja siis ma ise mõtlesin, et kui see GDPR välja tuli 10 aastat tagasi, siis ma olin ise üks nendest, kes keegi helistas, tahtis mulle midagi müüa, ma olin, et kus on mu info said, et kus on mu nime said, et okei, et jaga mulle kõik info, mis sul on ja siis kustuta seda ja siis kinnita mulle e-mailiga. Ma olin üks nendest. Ja nüüd on kõik kasutame mingeid AI tool'e ja siis ma teen hästi palju sporti ja siis ma panen sinna kõik info, mis mul on alates sellest, mis mu vereproovid on, ma ei tea, kus ma Stravas jooksen umbes, kellega ma räägin, mis mu treener ütles, et ma ei küsi nagu mitte ühte küsimust, mis nad minu infoga teevad. Mul on selline tunne, et päris mitmed ettevõtted mõtlevad, et neil ei ole lihtsalt enam võimalust seda infot niimoodi hoida. Nad ütlevad ei, et sul pead nüüd käima selle kadalipu läbi kõikide nende juristidega. Ja see on nagu praktikas ka. Et ettevõtted on palju avatumad, mis mulle tuli üllatusena. Ja näiteks, mis me teeme, natuke avansin saladuse, näiteks me vaatame, skännime ka Gmail, näiteks inboxilt. Päris palju infot tuleb sinna. Seal saame aru, et kus sa sisse oled, näiteks on login, mis on invoice, kellega sa räägid. Ma arvasin, et sellist feature'it mitte keegi ei ole nõus deployima. Meil oli ühtegi klienti, kes on öelnud ei. Ja siis ma olen, et nagu okei. Ja ma ise mõtlesin ka, et ma ikka tahan sellist asja nagu lubada. Et ma tunnen maailma nii palju muutuses, et lihtsalt nagu ei ole nagu teist võimalust. Ja kuidas ettevõtted nagu minimiseerivad seda, siis alustakse ikka nagu ühe kas mingi business unity või divisioniga, et see ei minda kohe kõik korraga. Et mingi kontroll on ikka olemas. Mul on tunne, et seal UK-s on see suhtumine sellesse privaatsusse natuke teistsugune, et ma ei ütlegi, et nagu teilel kuidagi lõdvem või rangem nagu selles mõttes pigem nagu teistmoodi, et inimesed vaatavad seda eriti siukses korporatiivmaailmas, et üks on nagu täitsa isiklik privaatsus, et te ju ei skänni kellegi isiklikke postkaste, vaid tegelikult need on ju tööpostkastid on ju, et see ongi tööandmed ja nii see on ja ma arvan, et reguleeritakse eelkõige lepingutega, et teil on ka nendega leping, et ei tohi neid infot kuskil jagada ja see on nagu põhiline, mis on nagu seal all, et jah. Ja ma tunnen, et tegelikult see on hea point ka, et tõesti, et võib-olla ma ei tea, kas Eestis siin mõeldakse tõesti samamoodi, et okei, ma olen praegu Omnivus, meil on üle 2000 töötaja, eks ole, igal ühel on oma mailbox, eks ole. Tegelikult ju neid mailbox'id on ju keskelt hallatud, et kui keegi nüüd
kellelgi on vaja vaadata mu mailbox'i, siis ta tõenäoliselt saab seda teha, on ju. Et lihtsalt ma ei mõtle selle peale niimoodi, ma kuidagi olles mitte kasvanud nii korpo keskkonnas, siis ma võib-olla eeldan, et seal on ikkagi veel mingi privaatsus, kuigi tegelikult ju ammu enam ei ole, eks ole. See küsimus, mida võiks iga töötaja küsida, on see, et kui sul on mingit infot varjata, siis kas sa peaksid üldse seda infot sinna postkasti tooma? Ja. See on ka teine point, eks ole, et jah, et see võib-olla isegi ei ole see, et kas on varjata, aga ma arvan, et need lepingud ja võib-olla mingid, kui kellelgi ongi mingid, ma ei tea, ärisaladused kuskil Confluence'is või ma ei kujuta ette, mis see case'id veel on, et võib-olla see on nagu see koht, mis paneb tavaliselt mõtlema, et meil on süsteemis nagu see RBAC või see role-based access control on sees, et see iga inimene ei näe kõike infot, kui sul on mingi, näiteks oled CTO, võib-olla näed rohkem CFO, veel rohkem CEO, näed kõike, et see on nagu automaatselt tagatud, et see fakt, et me tõmbame info, see ei tähenda, et kõik seda näevad. Ja. Kuidas siis on, et teil nüüd korra räägigi sellest poolest, et kui te nagu kõik selle info endale kokku tõmmate ja seal analüüsite ja teete, et mis see väljund on, kas kellelgi ja kes see kasutaja sealt ettevõtte poolt on, et ongi mingid C-tasemel nagu või keegi, kes siis tahab nagu aru saada, et milliseid otsuseid vastu võtta või mis nõude annate ja mis kujul? Ja hetkel me nagu fokusseerime kas IT-opsi poole pealt või nagu AI transformation inimestega. See AI transformation inimesed, see võib-olla aasta tagasi neid väga palju ei olnud, nüüd tunneme igal pool. Vaatasin, et Eestis enne just saadet, vaatasin, kui palju nagu Eestis neid näiteks töökuulutusi selle koha peal on. Ikka päris palju, nagu sadu. Et see on uus lahe tiitel, et kõik tahavad midagi teha, aga see on just meie nagu sweet spot. Ja miks see nagu on oluline, et on see tehniline pool, et ma nüüd toon mingid tehnoloogiad ja ma üritan nüüd seda juurutada ettevõttes, siis teine pool on see, et kuidas ma nagu aru saan, kus ma olen. Et ühelt pool et jällegi, et ma alustan seda teekonda, et kus ma siis olen, et kõik tahavad jällegi oma kliente tuua ja siis nad ikka kasutavad pastakat ja paberit. Et see ei saa, eks sul on mingi sequence peab olema. Kus sa alustad ja siis mis on need sammud, kuhu saad minna. Sellega me aitame. Ja siis aru saada, et kui sa tood uusi tehnoloogiat, aru saada, et kuidas inimesed tegelikult asju kasutavad, mis on need tööprotsessid, kuidas sa saad parandada. Ja siis võib-olla viimasena, ma ütlesin, see 3 sammast on see sisemaailm, välismaailm, see soovitusmudelid, et meie platvorm, see visuaalne pool on selline, et sa näed, kuhu raha läheb, mis tooted sa kasutad, kes seda kasutab, kuidas. Visuaalselt ilusad, tabelid, graafikud, meil on ka nagu MCP server, sa saad tegelikult seda kasutada oma tööriistas, kui sul on vaja. Et jällegi mina ei tea, kuidas keegi tahab infot näha. Ja see ei ole nagu minu töö, et kui tahavad mingi graafikuid, söödavad selle mingi lookerisse või häksi sisse. Aga meie töö on see, et see info on seal olemas. Ja siis soovitusmudeliga me aitame neil aru saada, et meil on erinevad nagu scoring süsteemid, et aitame aru saada, et kui kaugel sa oled oma selles see AI transformation journeys. Et kui sa kasutad näiteks, ma ei taha võib-olla nagu tarkvarad eraldi välja tuua, aga näiteks kui sa on Microsoft Copiloti peal. Et me teame, et see on kõige kasutatum AI süsteem maailmas. Kuna see distribution Microsofti poolt on nii suur. Aga me ka teame, et see ei ole kõige parem. Mis iganes benchmarki sa vaatad, see on üleüldiselt üks halb. Aga see on lihtsalt kätte saada. Siis ma tean, et et inimesed seda kasutavad, kui sa tahad midagi spetsiifilisemat teha, et sul on parem. Et sa tahad mingi presekaid teha. Cloud Code on natuke parem, sul on Canva, Figmal on uus asi. Sul on mingid levelid. Ja siis me aitame aru saada, et kus sa oled. Võib-olla Copilot on nagu halb näide, kuna see on siuke, teeb kõik, aga mitte midagi väga hästi, aga nagu spetsiifiline see tarkvar, kus sa nagu aru saad näiteks project management ja näiteks Linear on hästi palju startupid, scale-upidele meeldib, kuna see on liidestub kõigega ja lihtne on töötada sellega, nagu lightweight. Sama näiteks CRM-idega, ERP-dega on ka siuke more AI native süsteemid. Ja siis me aitame aru saada, et mis on need ülejäänud variandid ja kuidas sa nüüd jälle kõik kokku tood. See on meie soovitusmudeli põhifookus, et aru saada, et kus sa oled ja mis on see next step. Ja me ei taha nagu kõike korraga teha, vaid aidata, et sul on see spetsiifiline vajadus. Me teame, et 3 inimesed teevad seda asja. Näiteks võin enda majasisel tuua, et
me värbame palju inimesi, kes tahab tööle tulla, võtke minuga ühendust. Aga näiteks meil on Eestis ka kontor ja muidu me oleme nagu Londonis asutatud, aga töötame Eestis ja Londonis. Ja meil üks positsioon on AI engineer. Me esimesel päeval Eestis 800 seda applicanti. See on päris palju. Mul tõesti ei ole aega, et kõik need läbi käia. Ja siis küsimus on, kuidas me selle protsessi natuke efektiivsemalt teha. Ja meil ei ole nagu suurt HR tiimi, lihtsalt mina pean need kuidagi ära, need CV-d läbi käima. Siis mis on see süsteem sinna nüüd vahele panna, et ma saaks seda kuidagi nagu metodoloogiliselt teha, nagu mingi struktuuri ümber panna, nii et ma saan selle õige kandidaadi sealt üles leida. See on hästi palju nagu erinevad tarkvarased, mis on see 5, 6, 7 asja, mis me seal panen. Näiteks video recording on enne, kui mina kellegagi räägin. Ma saan kohe aru, kas ta on suudab ma näiteks inglise keeles mingeid asju seletada. Siis näiteks, et see matching, et kas näiteks requirement'id, mis mina küsin, on näiteks CV-ga kohe. Eestis on ka mõned ettevõtted, kes seda juba teevad. UK-s on neid rohkem. Ma tean, juba 2 süsteemi, kuidas ma need booking süsteemid teen, nii et mina ei pea kogu aeg emaili saatma. Siis kuidas ma selle pärast assessment'i teen. Siis kui ma näiteks mingid code review'sid üritan teha, et kas on jällegi mingi tool, mis aitab lead code'id ja kõik need asjad. Nüüd on 6-7 asja, minu aeg võib-olla 2 minutit 2 päeva asemel. Ja see on see journey, mida me tahame ettevõtetel aidata läbida. Et kuidas võtta see üks osa kellegi tööst ja aidata seda tehnoloogia läbi lahendada. Aga selle eeldus on ju see, et ikkagi seal mulle tundub on ikkagi inimeste töö taga, et nagu aru saada, et ma ei tea, võtame seal lineaari, sa tõid näitena on ju või midagi, et et selles konkreetses sektoris, et need teised konkurendid on need on paremad, need on halvemad, võib-olla ma ei tea, suuremal ettevõttele on üks parem, väiksemale on teine parem, et see teadmine on ju kõik ju tegelikult keegi peab selle kokku koguma, selle töö ära tegema ja võib-olla tuleb uus parem tegija või keegi jääb maha, teine trügib ette või mis iganes, et kuidas see kõik teie nii-öelda soovitusmootorisse satub? See ongi see töö, mis ma alguses mainisin, 80% minu ajast läheb sinna see tarkvara graafi lahendust, et kui ma ütlesin, see on keerulise ontoloogia, see hierarhia, kuidas me mõtleme, et mis on need feature'id, mis on olulised mingis tarkvara paketis. Et see on see, mida nagu Dragonfly teeb. Me automatiseerime selle siseelu struktuuri ja teiselt poolt suur osa meie tööst on aidata aru saada, mis see väljaspoolne maailm teeb. Sest inimesed sisuliselt iga päev loed tech raiderit ja hoiad peal seal silma, et mis on seal top now ja mis on drop now ja mingid siuksed. Ja see masinavärk on väga keeruline, et meil on osalt on vaja aru saada, et mis on need tehnoloogiad, siis teised on, et kuidas need on ehitatud, kas on nagu päriselt toiminud. LinkedInis loed tundub, et kõik maailma probleemid on ära lahendatud, vaatad reaalselt, siis mõtled, kurat, et päris kaugel asjad ikka. Et siis see on meie töö, see curation pool. Et siis sa nagu reaalselt ikkagi installid endale need asjad ära, proovid läbi ja proovid mingid stsenaariumid läbi mängida, et sest muidu sa ei saa ju soovitada neid asju vist ju. Seal on me kõiki asju läbi ei kontrolli, aga meil on nagu automated test suite, mis teeb seda. Meie nagu põhikriteerium on see nagu integratsioonid, et aru saada, et kas need nagu sobivad kokku. Sinna läheb meie põhirõhk ja meil nagu majasiseselt, et meil on siuke leaderboard, et mina üritan võimalikult palju erinevaid tehnoloogiaid kasutada ja ma tugevalt soovitan oma tiimil ka seda teha. Ja kui midagi uut välja tuleb, siis me suure tõenäosusega seda juba proovime. Ehk siis ühesõnaga, kui tuli open source mudel, mis jookseb läpakas ja on parem kui Claude'i mudelid, siis sai läbi katsetatud. Ja kõik Kimid, Gwenid asjad ja neid Mac minisid on päris palju, et we are on this wave. Kuule, üks vana tarkvara, kui tohib küsida, et Jira, kus sinu seal reitingute tabelist on? Miks ma naeran, et sa ole esimene inimese, kes seda küsib. Mul on endal ka kogemus. See integratsioonide põhjal see on väga hea. See on kaua olnud selles suhtes, et integreerib päris paljude asjadega. See on nii convoluted.
et see on nagu raske leida, mida sa tahad. Ja ma ütleme, kui meie soovitusmudelid või mootorit vaadata, siis jah, pigem seal alumises otsas. Aga nüüd ma oskan viidata kellegile veel, kes suudab öelda, et muidu inimesed ei usu, kui ma ütlen neile, et maailmas on nagu üks tarkvara, mis kandideerib kõige halvemale, on nagu siis Jira on seal nagu väga tipus. See koos Teamsiga, selles mõttes, et need vahepeal on minul nagu topis 1 ja vahepeal on teine, kõige halvem. Kui sa paned need 2 kokku, ega siis ei ole ka probleem Jiras, siis on ikkagi Teamsis probleem nagu. See, et sul üldse Teams on listis, siis on kõik asjad halvad. Ma igaks juhuks mainin siin, et meil ei ole mingi partnerlusi mingite tootjatega, et meil on nagu tahtsingi küsida selle kohta. Seal me kellegi raha ei saa ja see on nagu printsiip, see on põhimõtteline, et me tahame nagu klientide huvid esiteks ära lahendada ja teha seda nii, et ei tuleks mingi erapoolikus sisse. Ja see on üks meie platvormi eripära. Kas sa seda poolt suudad ka mõõta, et see nüüd, kui te olete mingeid nõuandeid andnud, et kui neid juba kasutusele võetakse, et siis nagu mingi meetrika läheb ülesse, et nagu inimesed teevad asju kiiremini või efektiivsemalt, kuidas iganes? Ma tegelikult hommikul just tulin ühe kõne pealt, kus me soovitasime mingeid asju ja siis nad küsisid, kuidas me seda trackida saavad. Ja siis mõtlesin, et see on lihtsalt numbrid seal samas olevas, et vaadake, et mis see vana software, see MCP läbi küsige küsimusi, saate oma charti sealt. Aga praktikas jah, teoorias muidugi see on natuke keerulisem, kuna oleneb mis type või mis tüüpi tarkvara sul on, et osades juurutamine võtab natuke aega. Et see võib-olla see viiteaeg on päris pikk. Ma ei räägi mingi Teamsiga, see vist ei lähe kunagi ära. aga võib-olla sellised natuke lihtsamad, et kui sa vahetad mingi mudelit näiteks lähed open source'i peale. Ja mulle tundub ka, et tegelikult ka üks osa, mida on ju hästi keeruline nagu mõnes mõttes võib-olla nagu jälgida, ma olen näinud seda võib võrrelda võib-olla ka siis nagu mingisuguse päriselt mingi teenuse lehega või mingi tootelehega on ju. Et kui sul on 2 tootejuhti, mõlemad võitlevad selle peale, et nende osa sellest süsteemist kasutatakse rohkem näiteks. Aga reaalsus on ju see, et kui üks on parem, siis teisel võib minna hoopis peaks olema pigem nagu vastupidine eesmärk on ju, et sa tahad, et mingit asja kasutatakse vähem, mitte see, et mõlemat nagu rohkem on ju. Et see efektiivsuse mõõtmine võib-olla lõpuks on mõlemas suunas, et sa tahad, et see fookus läheks sinna, kus see kasulik on ja läheks ära sealt, kus ta on nagu mõttetu võib-olla või vähe kasulik, eks ole. Et kuidas te sellist asja nagu jälgite üldse, et? Me üritame, nüüd on see metrikute mõõtmine, et kuidas sa aru saada, kas sa teed nagu hea otsuse. Ja siis me ikka üritame nagu ROI või return on investment, et on mingi kulu ja tulu. Et see nagu see balanss on alati see, et jah, et mis sa sisse paned, mis sa välja saad. Meil on mingid template'id, mis nagu metrikuid sa saad vaadata, aga me ei ole nagu seda nagu ära optimeerinud. Nüüd on need õiged asjad, et kus need edge case'id on, et see on, ma arvan, see on uus maailm ja me nii süvitsi ei ole veel läinud, et. Sest ma mõtlen praegu kas või puhtalt nagu, me kasutame GitLab on ju. Mul on tore tööriist, kõik saad ühes, kui sa ära teha, sa ei pea navigeerima ja kõik, eks ole. Aga minu eesmärk ei ole saada sinna võimalikult palju kasutust. Ma tahan sinna saada võimalikult palju deployment'e, aga võimalikult vähe kasutust tegelikult on ju. Ja see ju näitab seda, et siis on süsteem efektiivne, eks ole, et arendaja ei pea istuma seal süsteemi lehe peal, ma ei tea, mingi veerandit oma päevas on ju. Miks? Et siin on jälle see, et mis see siis see return on investment, minu meelest selle, ma ei ole finantsinimene ka ega tooteinimene, nii et ma ei oskagi võib-olla välja mõelda selliseid numbreid. Aga minu jaoks on alati see kontseptuaalselt osades kohtades nii keeruline välja mõelda, et mis see return on siis. Et hea return on investment on siis nagu aeg või, vaba aeg või. Ja et kuidas meie seda mõõdame, et jah, see on nagu rahaline mõõde, ma arvan, nagu kõige lihtsam, sest kõik oskavad eurosid, dollareid, pounde lugeda, eks? Aga alati seda ei saa. Ja kus meie fookus on ajal. Ja see on kahel põhjusel, esiteks see, et see on kõige lihtsam mõõta, kui me saame aru, mida inimesed nagu kasutavad. Ja see on kõige lihtsam ka aru saada, kus on muutus. Ja ma võib-olla näitena tooks, et
noh, kõik kasutavad neid LLM-e kuidagi, noh ongi ChatGPT, Claude, et küsimus on see, kui sügavale sa lähed. Et see fakt, et sa 8 tundi seal trükid, ei tähenda, et sa oskad seda nagu tool'i kasutada, eks. Ja siis ongi see, et okei, mis sa sealt välja saad, et kui sa ainult kasutad see, et kas sa näiteks tahad kolleegile kirjutada kurja kirja ja ütled natuke ilusti, et võib-olla liiga palju emotsiooni. See ei ole nüüd see õige kasutuseks. Ja siis ongi see, mis see output on. Kui ma näen, et see ainuke asi, mis sellest välja tuli, on, sa saatsid nüüd ühe emaili rohkem või vähem, et kas on nüüd see õige mõõdupuu. Ja sellepärast me tahamegi nagu fokusseerida nüüd see tööle. Kui sa töötad näiteks müügi poole pealt, et me ei näe alati neid metrikuid, mida sina mõõdad, aga me anname sulle andmeid, et aru saada, et okei, et Tõnu versus Mari, nemad tegid natuke teistmoodi. Ja siis sa saad ise need kalkulatsioonid teha. Aga sul ei ole neid andmeid enne. Ja see on see, mida meie pakume. See on see productivity monitoring, see on nagu suur ja lai tööpõld. Ma tean, et Eestis päris mitmed inimesed toimetavad selle kallal, et aru saada. Ma arvan, see on siuke forever problem. Kas see, ma olen täiesti nõus. Kas tokenite põletamise kiirus nii-öelda, et kui palju Mari või Jüri tokeneid põletab, et on ka juba teie jaoks üks meetrika, mis teil sisse läheb sinna või? Ja meil token maxing on üks asi seal. Me selles suhtes majasiseselt oleme pigem nagu avatud ja tahame, et inimesed proovivad. Ja me ütleks lihtsalt nagu kuulajatel ka, et me töötame otse päris mitme hyperscale'i, nagu Google, Anthropicu, OpenAI-ga. Sest me võime natuke rohkem põletada, kui võib-olla teised. Aga see ei ole nagu omamoodi eesmärk. Pigem see on jällegi see, et sa vaadata nagu mingi session length. Vaada, mis see output on, et jällegi mingi, kui palju näiteks skill'e kasutad, mitte see, et sa nüüd palju sul tokenid sisse lähed, palju näiteks skill'e kasutad ja siis me vaatame veel eriti nagu integratsiooni, et kui palju näiteks mingi outside call'e sa teed. Et see on nagu tähtis, kuna see on meie süsteemi põhifookus on see, et sa ei korda sama tööd kogu aeg, et sa võtad kõik info ühte kohta ja see lihtsustab töö tegemise. Ja need on need metrikud, mille me vaatame, mitte, et kui palju input-output tokenid on. Ma just mõtlen, et kogu see andmestik, mis te kogute, et see need soovitused, mis teie sealt pealt teete, on nagu üks osa, et kui nagu sa ütlesid, et te annate sellele ettevõttele välja, et nad saavad ise ka selle pealt nagu midagi mis iganes teistmoodi joonistada või teisi oma nii-öelda LLM-is küsimusi küsida selle vastu, et see võib anda päris põnevaid nagu nurkasid sellele, et millele teie ei mõtle, keegi klient nagu see näeb, et nüüd meil on andmed olemas, nüüd me saame mingit seda või seda asja mõõta või sellest paremini aru enda ettevõttes. Ja hästi tavaline workflow on selline, et ütlevad tahal mingi AI adoption, näiteks jällegi CTO tuli, et nüüd ma tegin näiteks mingi Google'ga Gemini'ga uue lepingu, me saame selle, mis nimi on vist mingi Gemini Enterprise Plus, jällegi kontrolli, kas see on õige, aga see on mingi uuem versioon, nüüd sa saad hästi palju uusi asju teha, okei, me nüüd panime hästi palju raha, mis nüüd juhtus? Ja siis neil on ütleme mingi reporting, võib-olla nad kasutavad, ma ei tea, Mixpannelit näiteks, mis iganes see BI software on või mingi tablood või. Ja siis mis me teeme, et ütleme, okei, nüüd on see additional data source, lähed saad Mixpanelisse, kõik see üleslaadi ja see on see sinu workflow ei muutu. Ja mis see tähendab meie jaoks, see on see oluline source, aga me ei muuda nüüd täitsa, et kuidas sa töötad, et me ei taha asendada igat tööriista. Me tahame seda võimendada ja võib-olla see on kõige tähtsam asi siin, et me ei asenda kedagi, me võimendame. Me oleme nagu nii-öelda superpower kellegi jaoks. Aga mõtlen praegu, et kui panen nagu kõik selle kokku, seda on isegi päris raske nagu hoomata, nagu, eks ole, et see on umbes sama nagu kas ei ole nagu umbes sama, et nagu ilma ennustamine veidike, et teil on nagu oma ilma ennustamismudel, et sul on terve välis maailm, kus asjad kogu aeg liikuvad, on muutuses, firmad, uued tooted, särgid, värgid, on ju. Ja siis sul on see sisemine maailm, eks ole, kus on ka asjad kogu aeg muutuses, on ju. Ja siis sa põhimõtteliselt üritad ennustada, et kas sul on vaja võtta vihmavari homme või mitte, eks ole. Ja et on teil mingisugune nagu siuke meetrika ka, et kui efektiivsed need soovitused on nagu teie enda jaoks olnud, et kui täpne teie ilmaennustusmudel on seni olnud?
ja meil on päris palju nagu evaluation, ma ei teagi, mis nüüd eestikeelne see vaste on, aga aru saada, et kui hästi sa teed nagu test set'id. Ja me kasutame inimressurssi, et need kokku panna ja võib-olla tagasi tulles, et ma alguses mainisin, et me hakkasime seda nagu ideed praktiliselt rakendama, me nimetasime Automated Solutions Architect. Et on inimesed, kes seda tööd juba teevad. Ja me töötame päris mitme suure konsultatsiooniettevõttega ja nad teevad seda tööd iga päev. Ja me saame vaadata, et kuhu nemad jõudsid ja kuhu meie jõuaks. Ja tegelikult päris paljudele klientide, kui me teeme näiteks mingi test case'i, on see, et nad ütleme mingi poole aasta jooksul tegid, on otsinud mingit tarkvara, mis aitaks midagi teha. Ja siis me ütleme, okei, et teil läks 6 kuud, ma garanteerin, me teeme selle poole päevaga. Meil on lihtsalt vaja teie input'i. Ja siis me saame võrrelda. Ja meil vaikselt see eval set laieneb läbi klientidega töötades kui ka nende konsultantidega. Aga sul on õigus, et seda ground truth'i ei ole. Sa ei saa öelda täna kindlalt, et see on nüüd see kõige parem asi. Ja me ei ütlegi, et see on kõige parem asi, me ütleme, et need on sinu kriteeriumid. Näiteks, mis me tegelikult nagu sisse võtame, mis on seda andmed on, vaatame, et see on maja sised, aga sa saad kõiki asju ise timmida. Sa saad öelda, mis on nagu budget näiteks on, kes inimesed, kes on need inimesed, kes töötavad nagu skill set näiteks, aja raamistik, siis sa näiteks, kui sa vaatad tarkvara spetsiifiliselt, kas on nagu mingi open source, mingi manage süsteem, kas see peab olema juba mingi portfellis, näiteks ma ei tea, AWS-is, et kõik need parameetrid sa saad ise defineerida. Ja siis muidugi meie tööd teeb ka lihtsamaks, kuna see graaf, mida me vaatame, on tegelikult palju vaiksem. Ja näiteks, kui see tehnilise poole peale nüüd tagasi tulla, et mida rohkem inimene annab input'i, seda suurem tõenäoliselt me saame leida selle variandi, mis nende jaoks sobib. Ja võib-olla see on see tähtis osa, et me ei lähe nagu absoluutväärtust nagu otsima, et mis on kõige parem, et see, et kas sa oled paremas kohas, kui sa eile olid. Selles mõttes on hea, et tegelikult vahet ei ole, kas sa kasutad tööriista või mitte, ikkagi ennustad ilma, eks ole, et me võtame täna tööriista, eriti ma näen meil Omnivas praegu on vaja teha ka riigihankeid, eks ole, et sa paned nii palju auru sinna selleks, et mingi tööriist saada ja siis võib-olla isegi enne, kui see veel hange läbi on, sa juba taipad, et kurat, see ei ole üldse hea asi, mis me saame siit, sest et on paremaid asju, eks ole, aga siis on muud kriteeriumid, meie jaoks näiteks ka või iga firma jaoks, eks ole, sul on finantspiirang, sa ei saa võib-olla võtta kõige kallimat, mis oleks võib-olla kõige parem, et või sul on vaja ka saada nagu mingit head seotust teiste tööriistadega, ütleme niimoodi, eks ole, et need integratsioonide osa või et asjad kokkuvõttes läheks sujuvamaks, et selles mõttes on see päris siuke vägev asi ikkagi. Päris keeruline asi, mida nagu ära teha ükskõik mis firmas. Nõustun. Kas see, kui te seda nõu annate, ma jään just mõtlema, et nagu et kui kellelgi on juba, ma ei tea, toode A olemas, see Jira nimi käis meil näitena siit läbi, aga et nagu siis isegi kui sa selle soovitad, et võtta see mingi teine asi sinna asemele, mis on nagu selle võrra parem ja integreerub vähemalt ka sama hästi ja aga on lihtsam kasutada, mis iganes, siis tihtipeale see migratsioon on niivõrd keeruline või see üleminek, et see nagu mingi 5 või 10% või isegi 50% mõnel juhul seda nagu efektiivsuse kasvu ei kaalu üle seda migratsiooni keerukust või närvikulu või mida iganes, et kas see on ka teema nagu mõnikord või kuidas teil see teema on? Ja meil on betas on nagu migration mis predictor on nagu olemas ja meie see tool, mis see soovitusmudel, mis sihukest asja teeb, on ütleme architect, et see on nagu olemas, aga väga raske on ennustada ja see on küll ilma ennustamine, ma kohe ütlen ausalt ära, et näiteks võib-olla Jirast üle minna on nagu lihtsam, aga hakkab mingi ERP, mingi SAP, see SAP-i vaatama. No selles suhtes, et me mõnikord ütleme, et tore, aga mitte meie jaoks, et see on tõesti, et need on nagu keerulised ja nagu cloud migration'id on ka, kuigi AWS ja GCP vahel on võib-olla lihtne, kui sa lähed mingi on-premise kuhugi, see on jällegi keeruline. Et
me nagu kõiki probleeme täna ei oska lahendada ja meil on nagu sisemiselt on tegelikult hierarhia ka, et me nagu foundational software, et noh, need on mingi CRM-id, ERP-d, mingi HR süsteemid ja siis on nii-öelda see complementary pool. Et me jagame ka ära, et kui lihtne on midagi teha ja ei soovita jah, et iga teine päev peab mingi HR süsteemi välja vahetama. Aga kui me räägime siin Jirast, eks ole, kui noh, nagu kurikuulsast sükesest kehvast tarkvarast, eks ole, aga ma väga üllatusin näiteks seda, kuidas meil kasutatakse praegu seda. Ma ei ole kunagi Atlassiani toodete fänn olnud, on ju. Aga ma ei kujuta hetkel, ma ütlen ausalt, ma ei kujutaks hetkel ühtegi teist toodet ette, mis asendaks seda, mis meil Jiraga ära tehtud on. Sest mulle tundub, et Jira puhul on väga tähtis ka see, kui osavad on sinu Jira adminid, et kes on seal neid süsteeme teinud, just täpselt sa ütlesid ka, et see on nagu võrdlemisi, mis ta on siis nagu konvoluutide eesti keeles, nagu siuke liig keeruline, seal on liiga palju funktsioone, aga kui sa oled selle ära teinud, sest et näiteks meil on seal kõik inventuur, ilusti hierarhiliselt, kõik serverid, kõik teenused, mis jooksevad serveritest, nende keskkonnad, IP-d, füüsiline inventuur, tiimid, inimesed, mis tähendab seda, et sul on nagu, ma ei tea, kes seal ära teinud. Vendor locking kõige ehedamal kujule. Just täpselt, et noh, jah, just, et sealt ära saamine hetkel oleks esiteks päris suur peavalu, aga teiseks, sul on kõik asjad omavahel ühendatud. Et kuna seal on ikkagi suur objekt on seotud järgmise objektiga, on seotud järgmise objektiga, see tähendab seda, et sul on tegelikult nagu mingi meeletu hunnik seoseid automaatselt igal pool kohe olemas, on ju. Et ma ei tea, kas see on hea või halb, aga ma ütlen lihtsalt seda, et näed, kas te seda vaatate ka, et kuidas parasjagu mingit tööriista ka nagu kasutatakse? Jällegi tulles tarkvara graafi juurde, siis me vaatame nagu product suite, product'id ja feature'id ja näiteks soovituse poole pealt ongi, et nagu vendor lock on nagu hea ja halb. See hea, et kõik nagu omavahel toimib, halb on see, et võib-olla nagu iga nagu indiviid või see iga üksik süsteem ei ole võib-olla nagu see kõige parem. Ja siis kuidas meie seda vaatame, ongi küsime, et okei, et kuigi see kogu krempel on võib-olla väga hea, aga näed, et midagi on kuskil puudu. Aga suures pildis jah, et nagu kõiki probleeme me ei suuda lahendada, et jah, minu arust see Microsoft Stack on teine, et see on nagu nii laialdaselt kasutatud, et seda on lihtsalt raske välja rebida. Kuigi sa tead, et jah, et kõik asjad, Teams jällegi, ma ei ütle, kas Teams on hea või halb, aga võib-olla teistele paljudele meeldivad natuke teistmoodi süsteemid. Et mis sa siis teed? Ja kui see on otsus tehtud, et me seda ei muuda, siis ärme muuda ja lähme järgmise probleemi juurde. No meil oli just see ka näide, eelmine aasta oli, et mitte kellelegi ei meeldi Teams, mitte kellelegi ei meeldi Teams. Vaatasime, et kas me saame vahetada ja pagan, me ei saa vahetada nagu lihtsalt, et see kulu on esiteks nii palju suurem ja nagu kõik muud asjad ka, et mis selle Office Suite'i või Microsofti tööriista asjade sees on. Okei. Võtame ja jääme selle Teamsi juurde. Aga kõik sellele, vaatamata sellele mornile nagu otsusele, tegelikult mulle tundub, et see Dragonfly võib olla ikkagi väga-väga abiks just täpselt sellisel puhul, et kaardistada ära oma järgmisi samme firmas just, et meil on parandusi tahame teha kogu aeg. Ja kui ei oska ise teha või tahaks nagu kiiremini või paremini otsustada, eks ole, et siis Dragonfly võiks olla just see koht, mis nagu aitab seda teha, eks. Jah, kindlasti. Võtke ühendust. Vähemalt niimoodi ma olen sellest tänasest vestlust aru saanud. On sul midagi, mis meil hakkab aeg täis saama, et on sul olnud midagi, mida sa oleks tahtnud veel millest rääkida või mida sa eeldasid, et me küsime kindlasti, mille peale me ei osanud tulla? Ei, ma olen avatud meel, et kui kellelgi on lisaküsimusi nii minu kohta, saan mina kuidagi aidata või Dragonfly, võtke ühendust, LinkedIn on võib-olla kõige lihtsam või võtke saatejuhtidega ühendust. Võib-olla lisaks mainin, et jah, me opereerime nii Inglismaa, Londonis kui Tallinnas, Eestis. Meil on palju töökohti, kuhu me inimesi värbame, nüüd kellele see probleeme huvi pakub
ja võtke ühendust, kellel on need mured, mida me lahendame. Üritan samamoodi aidata. No eks me võime sellest pärast rääkida, aga et võib-olla algoritmil kuluks ära mingid tööriista, mis paneks meie podcast'iga teistesse keeltesse. Aga noh, seda vaatame eraldi. Ühesõnaga, suur aitäh sulle Sven tulemast täna ja aitäh Eerik, et sa aitasid siin meil seda vestlust üleval hoida. Ja kõigile kuulajatele siis kuulake meid taas. Kuulata meid, ma ei tea, YouTube'ist, Spotify'st, kust iganes tahate kuulata. YouTube'ist võib ka näha meid. Ja jälle kuulmisena järgmisel nädalal.